Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis kaalude tähemärgist. Kaalud on siis 7. märk sodiaagis ja ennem kui ma alustan, ma lihtsalt tahan öelda, et isegi kui sa oled kaalud, siis see video ei saa kõikide kaaludega 100% samastuda, sest inimesed on ikkagi mingil määral erinevad. Ja kui sulle on kunagi öelda, et sa oled kaalud või skorpion või veevalaja või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. Aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuurimärk, Veenuse märk, absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis. See on palju keerulisem süsteem ja seal on palju teisi aspekte, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad. Aga kui sa oled kaalud, siis kindlasti leiad sa siit videost midagi, mis sinuga samastub. Alustame. Kaalud on sündinud vahemikus 23. september kuni 22. oktoober. Sõltuvalt aastast see võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga muidu selles vahemikus. Nad on õhumärk, mis teeb nad sotsiaalseks ja mis teeb suhtlemise ja teised inimesed nende jaoks hästi oluliseks. Ja nende planeet on Veenus, mis on ilu ja veetlevuse planeet. Nii et tegelikult on kaalud tihti hästi ilusad. Ja neil on ka selline nii-öelda veenuselik olek, see, milline on nende miimika, millised nad on. Ja see muidugi sõltub ka sellest, mis neil on näiteks Merkuurimärk või Marsimärk või muud sellised asjad. Aga üldiselt on kaalud hästi veetlevad. Nad võivad vahest jätta endast sellise tüüpilise Barbie või tüüpilise Playboy mulje ja nad kindlasti tõmbavad hästi palju vastassugupoole tähelepanu ligi. Ja nad on ühtlasi suhteliselt flirtiva iseloomuga. Ja nad on meeldivad inimesed, kelle ümber olla, nad on hästi lõbusad ja meeldivad ja sõbralikud. Aga nad tõmbavad küll väga palju tähelepanu endale ligi. Ühtlasi seoses selle nende iseloomuga nad on tegelikult väga harvavallalised. Kaalud on siuke planeet, kes on kogu aeg suhtes. See tähendaks seda, et nad hüppavad kogu aeg ühest lühiajalisest suhtest teise. Neil võib olla ka väga pikki suhteid, lihtsalt nad on harvavallalised. Ühtlasi iseloomult on nad muidu hästi meeldivad. Nad võivad jätta nendest natuke siukse lapsikult pehme mulje, sest nad on hästi sõbralikud, hästi meeldivad. Ühtlasi nad on lapsikult halbaarvamatud. Nad alati tahavad seda, mis on kõige parem. Nad tahavad alati õigust. Nad tahavad, et kõik saaks omavahel hästi läbi. Nad tahavad harmooniat. Nad tahavad hästi palju harmooniat. Mis ei tähenda seda, et nad ei oleks draamast huvitatud. Nad on ka draamast tihti huvitatud. Ja neile meeldib tähelepanu ja nad võivad ise ka olla dramaatiliselt, aga see sõltub täiesti olukorrast. Ühesõnaga harmoonia on nende jaoks oluline ja ühtlasi on tasakaal nende jaoks hästi oluline. Kõikide kaalude jaoks võib see tasakaal väljenduda erinevalt. Nende jaoks võib tähendada tasakaal lihtsalt seda, et nende füüsiline ja vaimne on tasakaalus või et nende töö ja kool on tasakaalus või et nende vahet ei ole, mis asi see on, aga nende elus peab kõik olema tasakaalus. Kui kaalud tunnevad, et see, mis nende pea sees on, ei ole tasakaalus, hakkavad nad seda välja elama oma ümbruse tasakaalustamisega. Mis tähendab seda, et nad hakkavad koristama, organiseerima, nad arvavad, et kui nad oma ümbruse korda teevad, siis nad saavad ise ka korda, sest et kui seal on tuba korras, siis saab su mõistus ka korda. Ma ei tea, kas see päriselt nii ka töötab, aga kaalud niimoodi igal juhul käituvad. Asjade väljanägemine nende jaoks hästi oluline. Nad on kohati suured esteedid selles suhtes, et kõik nende ümber võib olema silmale hästi meeldiv vaadata. Ja neile muidu meeldivad ka väga ilusad asjad, neile meeldivad ilusad riided. Neile meeldib üldse iseendasse investeerimine, kas siis riided või kosmeetika või juuksed või midagi sellist. Enesesse investeerimine on nende jaoks oluline. Nad võivad olla ka perfektsionistlikud ja nad märkavad tegelikult hästi palju detaile. Aga minu arust nad ei märka detaile kõiges, nad märkavad detaile asjades, mis neile huvi pakuvad. Näiteks nad märkavad tihti riietest detaile või mis iganes, mis neile huvi pakub. Ühtlasi õiglus on nende jaoks hästi oluline. Nad tihti tahavad teha seda, mis on nende arust kõige õiglasem. Ja nad võivad uskuda karmasse või olla mõnes muus mõttes natuke spirituaalsed. Kas siis karma, feng shui, mingi kerge esoteerika võib-olla, pendlid, midagi sellist, inglikaardid. Muidugi, kui rääkida kaaludest seltskonnast, nad on tihti seltskonnahing, nad on tihti see, kes tunneb kõiki, kes teab kõigi tuju heaks, kes nii-öelda lõbustab kõiki, aga suletud uste taga nad võivad olla hoopis teine inimene. Nad võivad ka kodus olla hoopis teine inimene. Neil on see, et nad on sotsiaalsed, aga ühtlasi neil on vaja seda omaette olemist ja nii-öelda eneselaadimist. Ja sellega seoses nad võivadki olla kodus hoopis teistsugune inimene, kui nad on seltskonnas. Ja tihti need inimesed, kes näevad kaalusid seltskonnas, ei pruugi kaalusid nende nii-öelda koduses olekus isegi ära tundes. Nad võivad olla kaks täiesti erinevat inimest. Järgmine punkt kaalude puhul on see, et nad on äärmiselt otsustusvõimetud. Nad ei tea mitte kunagi, mida nad tegema peaks. Reaalselt elu saab läbi selle ajaga, kui kaalud otsustavad, mida nad tegema peaks. Mu nõuanne kaaludele ongi võib-olla see, et mõelge selle peale, et mõned otsused tuleb ikka selle elu jooksul ära teha. Et neil reaalselt selle ajaga, kui nad otsustavad, kui nad lõpuks välja otsustavad, ei ole selle otsustamisega enam mitte midagi peale hakata. Nad lihtsalt ei tea, mida teha. See nende otsustusvõimetus võib kaaluda elus väga palju asju ära rikkuda, sest neil on mingi võimalus midagi teha. See otsustusvõimetus võib nende jaoks lihtsalt pekki keerata. Ühtlasi nad võivad olla seda tüüpi inimesed, kui midagi läheb halvasti või midagi läheb metsa, siis selle asemel, et
kodus nutta või hakata seda probleemi korda tegema, nad lähevad shoppama või nad lähevad spaasse või nad lähevad tegema midagi enda jaoks, sest nad on seda väärt, nad on selle välja teeninud. Ja üldse kaalud tegelevad enesesse investeerimisega hästi palju, nagu ma juba rääkisin, kõik need riided, enese väljanägemine. Neile ka meeldib elu nautida tegelikult. Ja nende planeet on Veenus nagu sõnnilgi. Sõnnidele meeldib ka elu nautida, aga selle vahe on see, et sõnnid on materiaalsemad, see on maamärk. Ja sõnnidele meeldib just nimelt luksus, mis meeldib ka kaaludele, aga sõnnidele meeldib hästi süüa, hästi elada. Kaaludele meeldib pigem ennast hästi ilusaks teha ja kena välja näha. Ja ühtlasi kaalud näevad tihti väga head välja, nagu ma juba ütlesin. Kaalude kehaosa on puusad, nad võivad tihti olla väga head tantsijad. Ühtlasi kaaludel on tihti väga hea muusikamaitse ja nad võivad olla ka muusikahuvilised. See oligi lühidalt võttes kõik kaalude kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus ja head aega!